No nii, nüüd on siis filtrid on vaadatud üle ja oli jah, päris juba eile näha see õhufilter. Päris tahmane ta oli. Täna seda veel siis puhastasin ja panin mõõdud kirja ja leidsin täna nüüd selle salongi filtri ka üles. Et jah, seal kojameeste all. Et noh, mingi 7-8 kruvi lahti võtta ja siis saab tegelikult normaalselt ligi sinna, et midagi hullu nagu pole. Ja noh, puhastasin seda ka, see oli ka päris paha, et sõitsin ka natuke autoga ja jah, tõmbed ja värgid on ikka nüüd juba paremad. Et noh, aga jah, siis tuleb tellida sealt Aeromotorsist ka. Tuleb ära tellida need asjad ja et jah, aga noh, väga hullu nagu seal ei olnud, et nüüd sai nagu puhtaks tolmust, et noh, jah, tellin ära ja siis Aeromotorsist ja siis on sellega ka korras, et ja vaatasin seda roolivõimu asja ka. Et roolivõimu vedelik nagu tundub, et on okei. Tundub, et on okei, et roolivõimu vedelikku natuke või võtsin selle Nissan Almeralt. Vist võtsin selle samalt Melsult või? Ei, võtsin ikka vist selle Nissanilt. Praegu ma ei mäleta enam jah. Igatahes kuskilt ma teda välja tõmblasin. Tõmbasin seda vedelikku välja ja mõõtsin. No ma ei tea, praegult tuli ka nagu täitsa normi piires nagu oli, et oli täitsa normi piires, et midagi nagu noh, et midagi seal nüüd juurde panna, et mingi törtsu võib olla või noh, ma ei tea, et seal oli 60 kraadi juures, kui mootori temperatuur 60 kraadi, siis oli nagu see, noh, see tähendab siis sooja mootoriga on ju. Noh, ma ei tea, et see oli suht seal selle piiri juures, et oli nagu rohkem jahtunud ka võib-olla, et praegu külmamootoriga noh, ei kontrollida, aga ma arvan, et ta on normis, puudust ta ei olnud sealt. Et kui siis väga imeväike mingi tilk juurde, et noh, vaevalt, et see midagi nagu annaks. Et pigem ma arvan, et jah, hakkab see, kui see roolivõimu paak nagu täitsa tühi on, noh, siis ta hakkab nagu tulema. Ma mäletan, ühel autol oli see Peugeot 406, et sellel oli, et sai nagu vahepeal juurde kallatud, et kui sai tühjemaks, siis hakkas nagu rool hakkas nagu põrisema. No, aga sellel on nagu ta ei põrise, et ta on nagu lihtsalt raske.
arvatavasti on ikka see mingi muu asi seal, võib-olla kas siis rooli asendi andur või siis ei kujuta ette, mis roolilatt siis võib olla või? Võib siis ka roolilatis asi olla. Roolilatt on nagunii on vaja teha, et ühesõnaga see roolivõimu õlis see asi ei ole. Et sellised asjad on täna siis jah, ilm on ilus ja mõnus ja soe ja tundub, et hakkab see tulema ka siia see suvi. Et rahvas ka liigub päris normaalselt ja et sellised lood praegult, et siis jah, tuleks mingid plaanid paika panna, filtrid need tulevad, on ju, need, sellega ei ole probleemi ka praegult, et tunda on, et hästi, et õhk kõik on normaalne, et ei ole siin salongis ka enam seda nagu sihukest tolmu ringlemist ei ole, et on nagu normaalne see värk, et selle hoolduse osaga on nagu korras, et ja roolivõimuli on ka nagu korras, et siis pigem jah, mingi plaani panema paika, et eks plaanid lähtuvad nagu, kõike saab ju teha, kui raha on, on ju. Et kõike saab teha, kui raha on, et siis ei oleks probleem see uus latt tellida ja uus rooli asendi andur tellida, on ju. Aga võib-olla siis proovida seda latti nagu taastada ise. Et proovida seda roolilatti taastada. Ma ei kujuta ette, kuidas see nagu see taastamine on jah nagu sihuke tavalised kogemused, mis mul nagu nende taastamistega asjadega on, et läks selle Kiiaga läks väga õnnetult, et proovisin seda pidulisilindri seda kompotti seal, võib-olla ei olnudki pidulisilindris asi, et võtsin selle sealt lahti ja hakkasin seda remondikomplekti, seda pidulisilindrit lappima, et julasin ja möllasin ja lõpuks pidi ikkagi selle uue silindri ostma ja et nende lappimistega on nagu jah, selles osas on nagu ei ole mul nagu head kogemused olnud, et see, mida ajalugu nagu näitab, et see lappimine nagu jah, see lappimine nagu väga ei kanna villa, et see varuosa on tavaliselt on ta on ju pehkinud ja mis iganes seal kõik on ju, ja ei tule need remondikomplektid ka ei ole päris selle varuosa seeria omad on ju, päris selle tootekoodiga või mis iganes on ju, et ei ühti sinna, et jah, aga noh, praeguses seisus nagu ma siin sihukesel äraootaval kohal olen, et kui midagi ei ole tulnud, oleks jah mingi tasuv töö, mingi sihuke sissetulek, pole probleemi, on ju. Saab palk tuleb üle ja telliks muudkui aga selle lati ja vahetaks ära
vahetaks latti ära, võtaks päeva aega, on ju, laupäeval näiteks. Tuleks varukossa, võtaks laupäeva, endale tööriistad, asjad ligi kõik ja vahetaks ta ära, et siis tuleb muidugi mingite suuremate kivide peale sõita, et saaks ta nagu kõrgemale natuke. Jah. Et siis saab sinna põhja alla minna ja sealt selle lati kätte võtta. Et see oleks jah. Siis saaks seda teha, aga noh, oleks on sama, mis poleks, nagu ikka. Et siis senikaua tuleb võib-olla seda lati nagu taastamist vaadata. Vaatangi võib-olla siis selle lati taastamist, et noh, kui selle lati saaks ka taastatud, siis oleks põhimõtteliselt korras, et tundub, et teid gaasidega saab läbi ja peabki uurima siis YouTube'ist.